Valitsus tõepoolest on võimeline pidama istungeid ja nõupidamisi ka elektroonilisi kanaleid kasutades, on seda ka varasemalt teinud, on see telefoniistung ja on see nii-öelda e-kirja teel otsuste kooskõlastamine. Loomulikult, kui me näeme, et mõni valitsuse liige on nakatunud ja on reaalne kokkupuude toimunud teiste valitsuse liikmetega, siis tuleb ka valitsusel oma töö ümber korraldada, tuleb vältida omavahelisi kokkupuudet, tuleb vältida siis võimalust, et see nakkus leviks edasi. Täna me näeme, et tarneraskusi toidukaupadega varustamisel ei ole. Me ei tea, need võivad loomulikult teoreetiliselt tulla, aga ma arvan, et selline mõistlik võib-olla kuivainete varu võib igal inimesel olla sõltumata tänasest olukorrast. Laiemalt on see elektrikatkestuse juhtum, on see mingid muud loodusõnnetused, on see erinevate viiruste levimise oht. Ehk teatud kuivaineid ja veel majaveest aineid, samuti selliseid, mis on Päästeameti poolt soovitatud, on need küünlad ja muud võimalused võiks tagavaraks olla sõltumata tänasest olukorrast, see nii-öelda kriisipakk, nagu nad ise nimetavad, mis tõesti võib väga ootamatult vaja minna näiteks talvel, näiteks sügisel, näiteks tormide erinevate elektrikatkestuste ajal. Teoreetiliselt on loomulikult võimalik, et meil tekib olukordi, kus on vaja karantiini panna mõni omavalitsus või mõni omavalitsuse territoorium. Ehk seda otsustab teha Terviseameti ettepanekul konkreetne omavalitsusüksus ja see eeldab loomulikult seda, et on tõesti siis kohapeal väga ulatuslik viiruse levik ja tõesti vajadus selle järele, et takistada selle viiruse edasist jõudmist teistesse linnaosadesse, teistesse Eesti piirkondadesse. Hetkeseisuga sellist vajadust ei ole. Ma olen seda meelt, et kuna praegune olukord on hästi tõsine, praegune olukord on selles mõttes eriline, et meil varasemat kogemust ei ole, siis ma olen seda meelt, et pigem on vaja üle reageerida, kui pärast kahetseda, et me reageerisime nagu mitte nii võimsalt, nagu tahaks. Et selles mõttes, et ma olen pigem seda meelt, et seda olukorda on vaja hästi tõsiselt võtta ja sellepärast reageerida piisavalt tugevalt praegusel hetkel olevatele väljakutsutele. Ma ei oska hinnata, kas siis leebemad või karmimad, sellepärast, et me alles praegu kuuleme, et milliseid siis otsuseid pakub valitsus omalt poolt. Ma arvan, et pigem, nagu mina ütlesin, et pigem ma eeldaks praegusel hetkel karmimaid variante, sellepärast, et me ju ei oska prognoosida päris täpselt seda olukorda. Ja siis samas on hästi oluline, kuidas inimesed ise käituvad, sellepärast, et kui inimene ise tunneb ennast halvasti, siis on arusaadav, et see ei ole ainult selle inimese mure ja tervis, vaid ka teiste inimeste mure, sellepärast, et ta võib teisi inimesi nakatuda. Eks riik on käesolevaks hetkeks võtnud kasutusele kõik meetmed, et viirus hoida kontrolli all, aga siinkohal on väga palju inimeste enda teha, inimeste enda õlul. Tuleb viimasel hetkel langetada otsused, kas reisida Eestist välja, kas käia rahvarohketes kohtades ja need inimesed, kes on tulnud tegelikult siis ka välisreisidelt Eestisse tagasi või alles tulevad, et tegelikult peavad siinkohal otsustama väga tõsiselt, et mitte liikuda avalikes kohtades, mitte minna järgmisel päeval peale reisi tööle või saata lapsi kooli või lasteaeda. Et selles mõttes riik on küll palju teinud, aga inimesed peavad ise tegema antud hetkel veel rohkem. Üldine seisukoht on tegelikult see, et olukord on päris tõsine, kui suhtlen sõpradega üle maailma, sõpradega Itaalias, siis inimesed on päris tõsiselt šokis, eriti kui vaadata neid inimesi, neid tuttavaid, kes on Põhja-Itaalias. Inimesed tohivad poes käia ainult, ütleme siis terve pere kohta, tohib üks liige korraga viibida väljaspool kodust majapidamist ehk käia siis toidupoes. Ainult hädapärased tegevused on lubatud. Nii et mina arvan, et olukord on tõsine ja sellesse tuleb suhtuda tõsiselt, et seda viiruse levikut siis paremini tõkestada ja kontrolli all hoida. Riik on astunud ju mitmeid samme selle vastu võitlemisel, aga ma olen ise
seisukohal, et tegelikult peaks olema rohkem proaktiivne, mitte reageerima nendele juhtumitele. Aga noh, me näeme, et valitsus tegutseb, neil täna hommikul oli koosolek, moodustati spetsiaalne komisjon sellega tegelemiseks ja täna tuleb see komisjon ka kokku, nii et ma loodan, et need sammud, mis Eesti astub, on kõik väga otstarbekad ja targad, sellepärast et me näeme ju, mis toimub teistes riikides ja me näeme ka seda, milles me saame eeskuju võtta ja mida me saame vältida. Noh, jah, loomulikult paanikaks ei ole põhjust ja paanikat ei saa õhutada, aga pigem reageerida veidi üle, kui jätta reageerimata, sellepärast et selle tagajärjed võivad olla ju paljudele inimestele fataalsed. No, tegemist on ikkagi väga-väga tõsise kriisiga, nii nagu WHO on välja kuulutanud juba pandeemia ja tegelikult mitte sellega ei kaasne mitte ainult siis haigus ja surmad ja inimeste kannatused, aga sellega kaasneb tahes-tahtmata ka ju ülemaailmne ja väga sügav majanduskriis ja juba täna me näeme selle esimesi tagajärgi, turismifirmad, transpordifirmad, lennundus, laevandus, igasuguste avalike ürituste korraldamine, ka kooliõpe ja nii edasi, kõik on takistatud ja see kriis süveneb veelgi ja me võime ennustada, et väga suur hulk ettevõtteid seetõttu satuvad makseraskustesse, pankrotti, väga palju inimesi kaotavad töö ja riik peab olema siin just väga aktiivne ja panustama väga suurel määral ja jõuliselt just selleks, et ei juhtuks sellist asja, et majanduskriis saab võimust.